Viplala lood 15. peatükk. Kodukäijad. Keset ööd, umbes kella 3 paiku põles elutoas valgus. Keset tuba seisid 2 daami. Nad hoidsid teineteise ümbert kinni, värisesid ning vaatasid nõutult ringi. Ka Klaasja seisis üsna nende kõrval, öösärk seljas ja silmad hirmunud peas. Luise, ütle, mida sa täpselt nägid, küsis Preilija Teele. Ma nägin üht üsna tillukest mehikest, kes jalgupidi kirjutusmasina peal hüppas, hüüdis Preili Luise. Just seda ma nägin. Aga see on ometi mõttetus, kogeles Tõde. Kuidas saaks niisugune asi võimalik olla? Mingeid mehikesi, ma mõtlen, mingeid päkapikke pole ometi olemas. Sa nägid seda unes. Aga ma kuulsin ometi kirjutusmasina klõbinat, keset ööd. Sa kuulsid ometi ka, kuidas keegi klaverit mängis, tühjas toas. Me ju kuulsime seda mõlemad. Jah, ütles Preilija Teele. Ma kuulsin seda ka. Mängiti seda laulu sinise ruudulises bluusis. Klaasje, kas sina ka kuulsid? Jah, kostis Klaasje. Ma kuulsin kirjutusmasina klõbinat ja leidsin, et see on kummaline. Mõtlesin, et tegemist on ehk murdvarastega. Läksin päris vaikselt piiluma ja kuulsin nii klaverimängu kui kirjutusmasina klobinat. Aga ma ei näinud mitte kedagi. Tuba oli tühi. Ja siis me tulime ja panime tule põlema, jätkas Preilija Teele. Täpselt sel silmapilgul, kui ma tule süütasin, nägin tillukest mehikest, nii pisikest. Ta näitas nimetis sõrme ja pöydlega. Ta oli just nii pisike. Kodukäijad, otsustas Preili Luise. Meie majas on kodukäijad. Me peame midagi ette võtma. Helistame tuletõrjesse või politseisse. Aga Luise, mida saab siin teha tuletõrje või politsei? Nad ei suuda ju kodukäijate vastu midagi ette võtta. Keda siis kodukäijate vastu välja kutsuda? Küsis Preili Luise ärritatult. Kellele peab siis helistama, kui siin tülitavad kodukäijad? Kas kuskil on olemas kodukäijate keskus või midagi selle taolist? Lähme vaatame õige kirjutusmasinat, arvas Preilija Teele. Vahest on seal midagi paberile tipitud. Nad tõttasid kõik kolmekesi kirjutusmasina juurde, mis seisis väikesel lauakesel. Sinna oli tõepoolest paberileht sisse pandud. Kes seda tegi? Millal? Ja kuidas? Keegi polnud kirjutusmasinat kunagi kasutanud. Seal ei olnud paberit sees. Nüüd aga paistis masinast paber ja sellele oli tipitud. Viplala, kus sa oled? Otsime terve toa läbi, ütles Preili Luise. Otsime kogu maja läbi. Näete, ma teen algust paberikorviga. Aga kallis Luise, ütles Preilija Teele. Kodukäijad ei poe kunagi paberikorvi ja kui nad ka seal istuksid, ei saaks sina neid näha, sest et vaimud on ju nähtamatud ja kehatud. Aga see mehike siis, küsis Preili Luise. Ma nägin teda oma silmaga. Kas ei või praegu paberikorvis kükitada? Ta keeras paberikorvi kummuli, kuid sellest kukkus välja nüüd paar paberinutsakut. Vahest olid need hiired, oletas Klaasja alandlikult. Hiired, kordas Preilija Teele. Klaasje, oled sa kunagi kuulnud mõndi hiirt klaverit mängimas või oled sa vahest näinud hiirt, kes tipib kirjutusmasinal kirju? Ei, Preili, kostis Klaasja süüdlaslikult. No, siis ära räägi selliseid rumalusi. Mõlemad daamid jooksid mööda tuba ringi, tõstsid diivanipatju, vaatasid kappide ja toolide alla, avasid kirjutuslaua laekaid ning otsisid kõikjalt, ent katkestasid lõpuks otsingud. Preili Luise istus toolile ja puhkes nutma. Vaimud ja jõledad olevused majas, nuuksus ta. Kes oleks võinud arvata, tondid ja nõiad ja kurjad haldjad majas, korralikus majas, kena kanali ääres. Luise, mul tuli idee, ütles Preilija Teele äkitselt. Mis sa sellest arvad, kui me helistaksime korraks tollele viisakale doktor Vinkile? Doktor Vinkile? Jaa, tollele arstile, kes õhtul meil käis lühtrit vaatamas. Aga milleks? Me pole ometi haiged. Ja mis saab tema sinna paratu, kui meil on majas vaimud? Tead,
ma mõtlesin, et arstid teavad enamasti igast asjast midagi. Ja pealegi tundub mulle igal juhul julgemana, kui mõni mees ka majas on. Kas sa tahad talle kohe praegu helistada? Keset ööd, kella 3 ajal? Jah, muidugi, ta on ometi arst ja arstid on sellega harjunud, et neid unest üles äratatakse. Hea küll, arvas Preili Luise. Eks helista siis. Preili Adeele läks telefoni juurde. Vaat ometi, sõnas ta. Telefoniraamat on täiesti juhuslikult lahti doktor Vinki nime kohalt. See on justku näpunäide. Me küsime järele, kas ta tuleb otse kohe. Ta valis numbri ning ootas. Halloo, kas see olete teie, doktor Vink? Teiega räägivad sötekaasid Tüüri kanalilt. Jah, te käisite eile õhtul meie juures, aga nüüd on meil tekkinud suuri raskusi ja me tahtsime teid paluda, et te otse kohe meile tuleksite. Ei, me pole haiged. Meil on muud raskused, doktor. Tänan teid. Peatse nägemiseni siis. Ta tuleb, lausus ta ohkega. Ta on iseäranis lahke inimene. Ta tuleb natukese aja pärast. Hästi, ütles Preili Luise. Istume siis tihedalt kokku siinsamas toas. Klaasje, võta endale tool ja tule istu meie juurde. Ja vaata hästi ringi, kas sulle midagi silma ei hakka. Sel samal silmapilgul kõlkusid härra Blom, Johannes ja Nellatella Roni taime küljes poolel teel teelaualt raamatukapi otsa. Nad olid meeleheitlikult Viplalat otsinud, kuid polnud teda leidnud. Lõpuks olid nad kolmekesi istunud tühjas suhkrudoosis teelaua alumisel riiulil. Aga kui daamid hakkasid toas läbiotsimist korraldama, ei usaldanud nad kauemaks sinna jääda, vaid hakkasid Roni taime mööda ülespoole kribima, mis kõrge raamatukapi otsast alla rippus. Tulge aga, ronige muudkui edasi, manitses Johannes üsna tasa. Tema oli kõige kõrgemal ja jätkas samm-sammult oma teed. Jalad varrerootsu ümber ja lehed võõraste pilkude eest varjuks. Nellatella ja härra Blom järgnesid talle. Nad pidid väga hoolsalt silmas pidama, et taimevõrs õõtsuma ei hakkaks. Kõle oli pealegi see, et daamid nüüd tähelepanu teritasid ja lasksid pilkudel üle terve toa rännata. Aga kauaks ei saanud nad ripptaime külge kõlkuma jääda ja suhkrudoosi tagasi pugeda polnud ka enam võimalik. Tuli ronida aina ülespoole. See läks väga aeglaselt, väga ettevaatlikult ning hääletult. Õnnekombel rippus taim ühes pimedamas nurgas. Paistis juba, nagu oleksid nad mitu tundi roninud, nagu oleks taimevars kilomeetri pikkune, et nad iial raamatukapi otsa ei jõua. Ent lõpuks sosistas Johannes. Kohal! Ta toetas jala raamatukapi servale, kummardus allapoole ja aitas teised üles. Kapi otsa jõudnud, ronisid nad kohe lillekasti, mis seal üleval seisis. Lillekast oli suur. Temast kasvas igasuguseid toataimi, begooniaid, geraaniume, kaktusi, terveid lopsakaid sõnajalgu. Nad oleksid nagu metsa sattunud ning nad tundsid end selle roheluse keskel kindlate ja varjatutena. Väsinult lõõtsutades istusid nad üksteise kõrvale. Ma mõtlesin juba, et nad meid suhkrudoosist kindlasti leiavad, ütles Nellatella. Mina sammuti, tunnistas härra Blom. Nad nuhkisid nii põhjalikult. Aga kas te kuulsite, et nad helistasid doktorile? Jah, vastas Johannes. Aga mis on meil sellest? Varsti jõuab doktor pärale, kuid me ei saa temaga kaasa minna, sest me pole veel Viplalat leidnud. Ei, ohkas Nellatella. Ja ma kardan, et ta pole enam üldsegi siin toas. Ma kardan, et teda pole enam terves majas ja et ta mõne hiiraaugu kaudu kadunud ja läinud tagasi oma maale. Viplalate maale. Ma arvan, et on nüüd kõigest tüdinud ja et me teda enam iial ei näe. Kui nii, siis peame eluks ajaks nii tillukesteks jääma, tähendas härra Blom. Ning me ei saa enam kunagi oma koju. Viplala, kus sa ometi oled? Siin, vastas vaikne nõrk hääleke. Näis, nagu oleks neid keegi nõelaga pistnud. Nad kargasid püsti ja vahtisid teraselt varte ning lehtede rägusse. Ma olen siin, ütles hääleke ühe lille õie kellukase eest. Nad vaatasid ning nägid lille sisse peitu pugenud Viplalat, kel oli pisut heitunud naeratus näol. Halloo, ütles ta. Ma istun siin juba kohutavalt kaua. Ma ei saanud enam alla tulla. Viplala, hüüdis Johannes liiga valjusti. Ole ometi ettevaatlik, sosistas Nellatella.
Nad võivad ju all toas kuulda. kõik vaatasid korraga lillede vahelt tuppa. mõlemad daamid koos klaasiga istusid ikka veel laua ääres. Nad ei teinud midagi, üksnes piilusid ringi, kuid ilmselt polnud nad ühtki häält kuulnud. Siis ütles härra Plom Viplalale rangelt. kuule, noor sõber, sa asetasid meid tõsistesse raskustesse. Kas sa seda tead? Oleksime võinud juba ammugi siit kadunud olla. Doktor tuli ju meid ära viima. Ronisime kõik tema kotti ja korraga märkasime, et sind pole kaasas. Kus sa jäid? Ma olin koos teiega pähklipuust kapi all, vastas Viplala. Hästi, aga kui me kõik üle toa jooksime, et portfelli taskusse pugeda, miks sa siis meiega kaasa ei tulnud? Räägi. Ma nägin midagi, sõnas Viplala. Sa nägid midagi? Mida sa siis nägid? Midagi niisugust, mis sind ehmatas, kas sa ei julgenud tulla? Nägin korraga toas midagi niisugust, mida ma saada tahtsin, kogeles Viplala. Midagi niisugust, mida ma kindlasti saada tahtsin. Jäingi kapi alla istuma, kuni nad magama läksid ja siis ronisin siia üles. Kuula nüüd, ütles härra Plom. Kohe tuleb doktor uuesti. Ta paneb oma portfelli muidugi jälle valmis ja me peame sinna sisse pugema. Ega sa meid uuesti hätta ei jäta. Kas sa nüüd tuled meiega kaasa? Jah, sõnas Viplala. Nüüd ma tulen teiega kaasa. Lubad sa seda? Luban küll. Ütlesid Viplala ja Nellatella üheaegselt. Peaks doktor nüüd ainult ruttu tulema.